postituste ja lehtede teema jätkuks tahaksin näidata, mida teha enam ette tulevate ebaõnnestumiste korral. Näiteks paistab, et ma olen siin lisanud juurde postitusi ja lehekülgi, aga halvad harjumused ei peaks kindlasti olema esilehekülje peal postituseks ehk uudiseks, vaid see võiks olla siin harjumuste juures alamlehekülg. Samuti homme sajab lund ei ole kindlasti mitte peataseme leht, vaid arvatavasti uudis. Nüüd selleks, et neid ümber vahetada. Kahjuks WordPressis standardset funktsionaalsust ei ole. Küll aga, kui me läheme pluginate alla ja lisame endale juurde ühe sellise, mille nimeks on P2P konverter ehk siis post to page või page to post konverteerija ja lülitame selle sisse. Mul harilikult ta ei ole pidevalt sisse lülitatud, sest et see tekitab liigseid nuppe minu kasutajaliidesesse, nagu me kohe näeme, ehk osa ruumi võetakse siit ära. Aga nähes siis postitust, mis peaks olema tegelikult leht, on mul lihtsalt võimalik klõpsata siit convert to page. Okei, ta kadus siit ära. Ja vaadates lehtede alla, kas tekkis olemas täiesti. Nüüd tõsi, ta on küll veidikene vales kohas, ta peaks olema nähtavasti siin heade harjumuste kõrval, hierarhias harjumuste all. Mul on selleks kaks võimalust, näitan need kordamise nimel ka mõlemad ette, ehk siis meil on võimalik tulla lehekülge muutma, lehte muutma ja siin on lehe omadustes on võimalik öelda, et tema ülemaks tasemeks on harjumused ja ütleme uuenda ja kui me nüüd vaatame veebi, siis peaks olema näha, et ta on harjumused, halvad ja head. Nii, teine võimalus on PageMesh, ehk siis ka üks lisatud plugin ja siin on meil võimalik siis neid omavahel tõsta, mis on kellegi ülem- või alamlehekülg ja võime näiteks teha siin selle muudatuse, et paneme siis head harjumused ettepoole, andmebaas uuendatud ja vaatame jällegi veebi. Harjumused, head, halvad, korras. Nüüd on meil siis vaja veel teha ka see, et meil siin lehtede all on nagu näha üks, mille nimeks on homme sajab lund, mis peaks tegelikult olema postitus. Ja selleks on meil võimalik mõistagi vajutada siit nuppu ja ta liigub lihtsalt postituste alla, aga ma näitan ka teise koha ära, ehk kui see leht lahti võtta, siis on siin nupp convert to post ja kui me sellele siia klõpsame, ütleme okei, siis väikese mõtlemise järel muutub see postituseks, seda on aru saada muuhulgas sellest, et siia tekivad juurde rubriigid, nupp convert to post muutus nupuks convert to page ja samuti püsiviide ehk URL on tekkinud siia juurde siis postitusele viitavad aja alamjaotused. Nüüd järgmine asi, mis kipub jamasti minema, on see, et võtame siit ette mõne lehekülje ja asume seda toimetama. Näiteks võtame hobid ette. Ja me keerame midagi tuksu. Ehk siis kas kustutame ära mingisugust vajalikku teksti. Näiteks nii, sagedasem probleem on see, et me võib-olla kustutame ära mõne lingi või muudame kujundust selliseks, nagu me ei soovinud, näpukaid juhtub inimestel ikka. Ja salvestame selle nüüd siin korraks ära ja meil on võimalik veebist vaadata, et minu hobidest on ära kadunud tekst, mis siin ennem oli. Nüüd selleks, et seda tagasi saada, siis kui me liigume editoris sappa, on näha versioonid. Ehk WordPress arvestab nii automaatselt kui ka iga kord, kui me vajutame uuendamise nuppu või avaldamise nuppu,
salvestab postitusest versiooni ja meil on võimalik tulla siia tagasi ja vaadata näiteks, milline see nägi välja kell 13:28. Aha, vot selline. Ja nüüd, kui tuleb välja, et see on siis tõesti see sisu, mis on õige ja võime vajutada siit taastamise nuppu. Ja nüüd taastatakse siis postitus sellise seisuga, nagu seda oli enne meie paha muudatust. Ja kui me kontrollime, siis on sisu täpselt sellisena tagasi. Mõnikord, eriti aga kui inimesed alustavad WordPressi kasutamist, siis mulle tundub, et neile sellest taastamise võimalusest niimoodi ei piisa, sest et tehes lehekülgi kustutades, tehes neid valesse kohta, ehitades hierarhia valesti, tunnevad nad, et neil on võimalik sisu ära kaotada ja see muudab nad veidike kartlikuks. Ja selleks on mul tavaks pluginate alt lisada juurde veel üks. Ja selleks on WordPressi Database Manager ehk WPDB Manager. Ja ma pean nüüd siin juures ütlema, et see on üsnagi võimas plugin ja võib-olla ka veidikene ohtlik, aga kohe vaatame, kuidas. Tekib siia teiste menüüde alla juurde Database ja siin see, mida me peaksime kasutama, on tegelikult need esimesed kaks valikut, andmebaasi varundamine ja siis taastamine vajadusel. Siin on olemas veel ka muid asju, näiteks on võimalik andmebaasist tabeleid puhastada või kustutada ja teha käsitsi andmebaasi päringuid, neid kindlasti ei soovitaks omal käel järgi proovida. Aga kuidas see siis toimib, on see, et tuleme siia backupi alla ja ütleme lihtsalt, et teeme sellest veebist varukoopia. Just nimelt selle seisuga, kui ma hakkan praegust tegema mingisuguseid muudatusi. Ja nüüd teeme mingisuguse radikaalse muudatuse, näiteks lehtede alt valime siia klõpsates kõik leheküljed ja masstegevuste alt ütleme, et me saadame nad kõik prügikasti. Ja seejärel, et häving oleks totaalne, tühjendame ka prügikasti. Ehk siis võtame ette prügi ja ütleme, et tühjenda prügikast. Nüüd on kõik minu leheküljed kadunud, ehk kui ma siin veebis proovin vaadata, siis ei ole. Menüü on samuti tühi. Ja tulles tagasi andmebaaside alla, on mul võimalik valida järgmine valik ehk Manage Backup Database ja siit ma näen nüüd kõiki neid varukoopiaid, mida ma olen teinud selle video salvestamise käigus ja eelmise video käigus samuti eile. Nüüd valime siis meie viimase varukoopia ja nagu näha, me saame selle vajadusel alla laadida, saata endale ka e-posti peale ja taastame. Okei, nüüd siis kõik muudatused, mis me siin pärast varukoopiat tegime, on kadunud. Ja alles on täpselt see seis, mis oli enne varukoopiat ehk naksti. Nüüd on olemas siis see postituse tekst, millega ei ole midagi juhtunud. On oluline mainida, et mida ei taastata sellise liigutuse käigus, on meedia. Ehk kui me oleme vahepeal kustutanud ära pilte, faile, mis me oleme lisanud, siis need ei tule sellega tagasi, taastatakse mitte failid, vaid ainult andmebaas. Aga väga paljudel juhtudel on sellest väga palju abi. Selle koha peal selle täiendavate võimaluste video lõpetan. Kui on huvi, siis leiab nii selle kui ka teised videod Tehnokrati veebist, menüüvalikust WordPress ja loomulikult leiab siit ka minu kontaktid juhul, kui peaks olema huvi minuga WordPressist pikemalt rääkida.